Et ongi mõtlen alati, ma ei treeni olümpiavõitjaks, aga ma tahan olla parim versioon endast. Kõik on tänapäeval saadaval, toit, Tinder. Mina oleks Eesti president, mina ütleks kõik raamatuid müüma. Kõik lihtsalt. Mees, ma käisin Yu-Gi-Oh turniiridel. Päriselt, jah? Ametlikult turniiridel. Tead, see on nii küsimus, et Mida prostituut teeb? Esimene asi, et laseb hinda alla. No täpselt on jah, et pane kas või 10 tonni. Ma garanteerin, et sa viid selle plaani lõpuni nagu. Tänud, et tuli. Olli, davai. Väga meeldiv, Olli, tänud kutsumast. Väga meeldiv, et tuli. Kutsumast, jah. Mina olen Vollifred, minuga on Kenneth Fuchs ja teame 11 raamatumüügist Southwestern. Advantage. Jah, ja kõik, no me teadsime enne, aga siis me olime roommate'id, toakaaslased Kanadas. See oli siis minu 5. suvi raamatuid müüa ja sinu? 4. 4. suvi, jah. Jah. Ja eelnevalt ma olin kogu aeg Ameerikas olnud, sa ka vist? Jah, et 4 suve panin USA-s, siis läksin Kanadasse, siis tuli Inglismaa, siis tuli Eesti suvi ja siis mõtlesin, et ma pean lõpetama tugevalt ja siis läksin veel Ohio'sse minu ka. Et ja naljakas oli see, et iga peale esimest suve, teis 3. kuni 7. oli see, et ma lubasin kõigile, et see on viimane suvi. Kogu aeg? Kogu aeg lubasin. Oota, pärast kohe esimest? Esimest suve. Mul oli see, et mäletan, et meil oli anti need särgid. Ja siis kui oli viimased 7 päeva, iga päev viskasin särgi siis prügikasti. Ja lubasin Maljole, et mina rohkem ei tule, kindel värk. Ja siis kuidagi uuesti, et siis et selles mõttes on tore, et ikkagi tegin 7 suve vähemalt. Aga see on suht huvitav point. Ma enam seda ei kuule, aga öeldakse püramiidiskeem, mis su kogemus raamatu müümise Southwesterniga on? Ma ütleks, et nagu lugesin nüüd artiklit, kes tegi mingi raamatumüük hästi maha, et püramiidiskeem, inimest tuleb miinusega tagasi. Ja ma ütleks, et nagu see lause, et kui sa oled huvitatud, siis sa teed seda, mis on nagu lihtne. Ja kui sa oled pühendunud, siis sa teed, mis iganes on vaja. Et minu esimene suvi ka, tulin tagasi, põhimõtteliselt tein 0, veits teenisin, siis teine suvi natukene teenisin rohkem, 3. suvi teenisin veel rohkem, Kanadas langes. Kanadas on ju loogilised inimesed, USA on hästi emotsionaalsed. Kurat, mul siin Eestis ka see struggle. USA-s müüma hakanud või nagu õppinud ja siis siin on sama asi. Just. 5. suvi oli äge Inglismaal see, et läksin uuesti tagasi koju. Et elasin Inglismaa 6 aastat, tegin ära baka, magistri. Enne siis raamatumüüki? No samal ajal tegelikult. Et minu tegelikult kuidagi 2., 3. suvi, siis ma nägin Valjo Facebookis, et ta läheb Austraaliasse surfama, aga enne läheb USA-sse raamatut müüma. Ja mul oli see nagu, et USA-sse raamatut müüma, et mina nagu uudasin ette, ma olen kuskil turu peal, nüüd on raamatud leti peal ja inimesed ostavad. Aga sest uksed uksele, see oli nagu minu jaoks nagu väga ulmeline. Aga see on suht huvitav, siin värvati siis UK-st põhimõtteliselt, kui eestlased, ma arvan, iga tudeng siin teab ja on saanud kõne, et kuule, et saame kokku. Ma ei tea, ma ise värbamist väga ei teinud, aga jah, et saame kokku, ma räägin sulle raamatu müümine. Arvamus inimesed, eriti noored ei mõista, on see, et Stephen Covey rääkis seal 7 Habits of Highly Effective People, et sa pead alustama nagu see, et kus sa tahad olla näiteks 40-selt ja siis nagu tagasi töötama, et jah, on inimesi, kes failivad, tulevad tagasi miinusega, aga see ongi see, et inimesed lihtsalt tulevad ja vaatavad, mis saavad. Neil pole nagu kindla plaani, sul on vanemad, sõbrad, kes on kuulnud, et see ei tööta, hirmus, mis iganes, aga Eesti on nii väike, et mis teeb sinust, mis on sinul erilisemad kui sinu näiteks inimesel, kes kandideerib samasse töökohta. Et see on nagu, kõik on ju, on käinud koolis, õpingud, mis iganes 5, 4, aga mis on sinust nagu erilisemad. Et kui inimene, kes käib Ameerikas, müüb raamatuid, sul on midagi, mida teistel ei ole. Et päeva lõpuks raha on tore, aga näiteks ma nüüd töötan müün öödimaju,
siis väikse majad, saunad ja väiksed majad või? Just, jah, et ma alati ütlen, et me ei müü maju, aga me ehitame nagu ärisi, et inimene, ütleme, sa oled klient, sa ostad meie maja ja siis sina paned Airbnb-sse ja teenid raha sellega. Et tänu sellele, et ma käisin Ameerikas raamatuid müümas, sain ma selle töö. Et kui ma ei oleks käinud, mul poleks see kogemus, siis sinu nagu nii-öelda see valiku võimalus on poole väiksem kui et sa teedki sama asju, mis 90% inimesed. Ja ei, mul on ka üdini positiivne kogemus selles suhtes, et see püramiidiskeem, ma arvan, mida inimesed kardavad, et neid tõmmatakse ainult tagasi, et siis nad tulevad ja siis nad ei saa ära sealt, aga mul ei olnud sellist kogemust. Ja, ei muidugi, oleneb ka, kes sul nagu, tegelikult ei ole minu arust see kõik need väärtused, sa õpid visiooni, eesmärkide kirjutamist, schedule'id, et ärkad üles, loed raamatud, külm dušš, et tegelikult need on nii väiksed harjumused, mis teevad lõpuks nagu nii suure osa sinu elust, ja sinu see mindset ja mõtlemine, kuidas nagu mõelda, kuidas inimesed, kuidas nagu müüa iseennast, et see on nagu, sa ei õpi nagu kuskil mujal seda. Mis sa kõige rohkem oled kaasa võtnud raamatumüügist? Mäletan oma Kanada suve. Jõuame sinna. Minu esimene päev, ma tulin eelmine suvi Texasest, soe, palav. Ma tulin Kanadasse lühikeste pükstega, üks stressikas. Esimene päev vihma, sadas, külm, keegi vasta, ma olen mega õnnelik. Hey, how are you? Ja ema vaatab mind nagu suksed võimanäogu, et mis sa tahad, on ju. Ja siis mäletan, ma õhtul tanklasse, ostsin krõpsu ja samal ajal Monster tuli veits hiljem, aga nutsin, kirjutasin samal ajal e-maili oma nii-öelda siis mentorile, et kuule, et ma quittin. Ja oli esimesel päeval? Esimesel päeval, et I quit nagu. Liiga raske, igasugune vabandused olid meelde, kunagi üks naine käis ka nagu seal Kanadas, juhtus midagi, et ma tundsin kohe, et ma võin ka nii öelda. Ja siis nagu Mark oli kohe helistas mulle Ameerika Kenet, et kes sa tahad olla hiljemas elus. Et nagu, et kas sa suudad ennast pärast peeglist vaadata, et nagu, et sa oled quitter ja ma ei tea, mina ei saa seda teha. Ja sama, jah. Et alla anda nagu, et kui tuleb hea suvi, tore, kui ei tule hea suvi, alati on ka järgmine suvi. Aga lihtsalt see kogemuse mõttes, et ma olen siin Kanadas, kus palju pole käinud, ma teen ukselt uksele, ma kohtan ikkagi ägeda inimesi ja kõik on sinu suhtumine. Et ma arvan, see on suurim asi, et sinu suhtumine on see, mis eristab sind ja teistest inimestest, et sina näed, klaas on pool täis kui pool tühi. Aga Kanadas oli müük hoopis teine, on ju? Hoopis teine, ma müüsin poole vähem, aga lihtsalt see kogemus, et Kanada oli minu jaoks ilusam riik ja see, et nagu tulla sealt välja, et ma olin nagu, ma olin valmis koju minema. Done. Aga see, et sealt tulla välja, lähed tööle, mõtled, miks ma siin olen, järgmine koputus, et nagu seda ma olen õppinud, nagu, et mitte alla andma. Kui on raske, kui pooled inimesed on see, et on see elus, suhtes, töös, trennis, ma täna ei viitsi. Kurat, meil oli vist kõigil oli seal, me olime 4 seal ühes majas ja seal elab, Carrie elab seal ja palju, ma siiamaani vaatan, nad vist siiamaani võtavad uusi tudengid omale. Jah, Carrie Hatch, jah, et aga see oli äge nagu jah, et suke ja pühapäeval käisime seal Edmonton Mallis kogu aeg kinos trippimas, et tegelikult nagu ikkagi, et ma olen nii tänulik selle, et sul peab olema ka inimesed ümber, kes nagu siin positiivselt mõjutavad. Et mitte see, et kuule, et tead pohku, et sul on õigus läheb minema ja et see nagu kandub nagu edasi elus kuidagi, et see on tähtis. Ja need on nagu siuksed, ongi isegi kui sa võib-olla ei müü seal retsilt, siis sa saad siuksed lood, mida sa saad lastele või sõpradele pärast rääkida. Mul oli ka intervjuu alles ja siis kõik teavad Eestis seda raamatumüüki ja siis küsiti, et kas sa seal keegi sind relvaga ei ähvardanud, siis ma olin mingi ikka ähvardati. Ja, Essa suvi Georgia Augusta gangsterite low income alas nagu vend tuli relvaga välja, kes oled, on ju. Ja oli see nagu, et ma followsin oma müügiteksti, et hei, et Kenet tudeng Eestis,
et ma isegi ei kartnud mitte midagi, et noh, et see ongi nagu sihuke noh, keegi ei ole seal kuuli saanud. ei ole 160 aasta jooksul, keegi pole kuuli saanud. Aga lihtsalt jah, see nagu see nii comfort zone'ist väljas, et nagu see on midagi, mida noh, et Eestis on nagu nii, sul on 1 miljon inimest, et tegelikult see on tore, et on vähe inimesi, vähe nagu ma ütleks nagu sihukest competition'i. Aga ongi see, et noh, siis on see, et aga kuidas sina nagu ikkagi siis nagu noh, eristud teistest. Oota, mis mõttes sa mõtled competition'it? No selles mõttes noh, et ikkagi sul on küll ütle 1 miljon inimest, aga sul on ka nagu kindlasti on noh, suhted top eliidid olemas inimesed, kes on ka raamatuid müünud, kes võib-olla midagi muud teinud oma äri alustanud, et kuidas nagu sina nagu eristud. Ja siis noh, kõik ongi see, et läbi kogemuse ja noh, lugude. Et sa ju räägid midagi loo, mida 99% inimesed nagu pole kuulnud või isegi oskaks arvata. Et ja mäletan, kuidas ma öödi sain tööle, tegelikult oligi nii, et 2 founderit istus mu ees ja et ma saingi öelda nagu näed, Kanadas on loogilised inimesed ja USA on hästi emotsionaalsed. Ja siis üks founder ütles, õige. Et noh, et lihtsalt see väike asi, et ma käisin, aga see palju ma müüsin, kedagi huvita. Mitte kedagi huvita, aga see, et mul on see kogemus, et ma läksin ja tegin, noh, et lihtsalt see väike asi. Ja ma sain öelda, et ma käisin, tegin. Et ja see on ka väga sihuke situatsiooniline, ma tean sõpradest on ka, kes on võib-olla tulnud mingi töökoha pealt, kus tal ei lähe nii hästi või ta ei performi, ta ei tee mingeid hulle tulemusi, läheb teise kohta, kus ta võib-olla, ma ei tea, pundi poolest sobib paremini ja seal hakkab asi kerima ja siis. Ja meil on ka see, et öödis on see, me oleme mina ja Marti. Et meil nüüd tegevjuht ütles nagu, et me kedagi muud ei värbagi, kes on teinud raamatumüüki vähemalt 4 suve. Ongi nii või? Ongi nii. Ma saaks sisse. Jah, just on ju. 5 suve. Et noh, näha on, et see, et meie mentaliteet, meie harjumused, meie tööeetika, see on nagu, ma ütleks, et ma ei tee midagi erilist, aga kõik need aastad, need harjumused ja 659 ja kiiresti välja ja noh, et no väikeste asjadega see on see, et kuidas teed ühte asja, teed ka kõiki teisi samamoodi. Ja sellest eristabki sust, et sinu jaoks on see fun, teise jaoks on see töö. Ja eks ikka on inimesi, kes võib-olla pole käinud ja ongi see, et kohe näha, et maailmad on hästi erinevad. Et siis natukene raske on nagu võib-olla ühildada inimesi sinna nagu, et kuule, et 25 õhtul teha ussa, see on nagu standard, kui nende jaoks on see, et ma lähen ütlen teistele midagi 25. Et noh, et see ongi siuke nagu asi ja siis noh, et sa tahad töötada inimestega, kes on nagu sama mindset'iga nagu sina ja mitte nagu siis quitteritega või nendega, et ja seda ütles mulle Mark ka nagu noh, Kanadas Kennet, sa võid quittida, aga meie suhe lõpeb ära. Ma võtan su Facebookis ära, nagu kõik vaata noh, et sinu jaoks, et sul on see sild tees, et sa oled quitter. Ja ma ei saanud seda teha. Ma tahtsin. Ma tahtsin ära minna. Et noh, et ja jumal tänatud, et nagu, et kuidagi siuke läbi noh, kõik saavad aru, kes kuulavad, on see nagu, et sul on momenti, kus sa ei taha teha, saad alla anda, aga siis sa kuidagi nagu tõused tuhast nagu, et nagu sa nagu, et see madu. Aga see ongi jah, see on nagu, ma ei tea, kas kõigil on seda siukest ja. Jumal tänatud ei ole. Ja no, mis sa sellega mõtled? No selles mõttes, et kui kõik oleks nagu sina, mina edukad hard workerid, siis nagu oleks väga raske. Nagu esile tõusta. Väga raske. Ma ei taha midagi halvasti öelda inimeste kohta, kes nagu kutivad või nagu ei tee hästi, aga meil on vaja inimesi, kes oleks teenindajad. Meil oleks vaja inimesi, kes teevad asfaltit, on ju. Et nagu selles mõttes, et see on ka okei ja see on tähtis. Aga noh, et see nagu eristab natukene inimesi ka, et võib-olla kellelegi meeldib panna asfalti või ollagi teenindaja, mis on tõesti okei. Aga jumal tänatud, et ei ole kõik inimesed nagu meie, kes on siuksed nagu noh, et committed ja teevad kõik, mis kurat, nagu. Asfaldi panija saab ka ära quittida, aga ma ei tea, mis tast saab siis. No selles mõttes nagu noh, et jällegi need valikuvõimalused. On ju noh, et ütleme, et sa ei olnud koolis ja olid halvad sõbrad, jõid, mis iganes. Ja siis lõpuks on reaalsus on käes, sa oled 30, vaat tagasi, fuck, et mu 20-ndad, mis ma olen teinud tegelikult. Et ja sul on ka ainult võimalust, on mingisugused lihtsad tööd, mis võib-olla ei maksa midagi ja siis inimesed vinguvad kõige pärast. On see poliitika, on see,
ma ei saa piisavalt raha ja siis sa näed inimest, kes sõidab võib-olla uhke autoga niimoodi, see vend on mis iganes nagu loh on ja aga päeva lõpuks sina ei tea seda inimest. Sina ei tea, kui rasked päevad tal olid, nädalad, kuud, järjepidevus nagu, et ma olen ka öelnud nagu, et nüüd öödis olles nagu elu kindlasti on näinud nagu kuidagi väga kiiresti, väga hästi. Ma olen alati öelnud inimesse nagu, tead, et mul võttis 10 aastat aega, et siin, kus ma olen. Ma oleks võinud iga hetk öelda, ma ei viitsi. Sa oled nüüd saanud seal öödis, ööd on siis majad, saunad. Majad, saunad, et ongi, et Suksed premium. Jah, suksed 20-30 ruutu majad, kus inimene ostab, et välja rentida Airbnb-ks, on ja. Et see on toode, aga lihtsalt nagu see, et see on nagu siuke high ticket, ehk siis väga kallis toode, aga ütleme, et eelmine aasta oli mul ainult 24 klienti, kuigi ma tegin mingi 4000 kõne, on ja. Et see ongi see vahe, et seal nagu me müüsime Nublusi, et iga klient ostab põhimõtteliselt, aga väike siuke ticket, et saad 20 euri müügi pealt, aga nüüd siin on see, et sa saad nagu põhimõtteliselt 10-kordselt. Nublu all sa mõtled siis seda, kas lähed ukselt uksele neid suitsuandureid müüma või siis poes oled see... Poes, jah. Mina vihkasin poodi. Sa olid ka või? Ma mäletan, ma olin 8 tundi keskuses ja ma olen ka veits teinud. 4 tunni pärast ma helistasin ühele inimesele, et kuule, palun vaheta mind välja. Mul lihtsalt see ei sobinud. Aga mul sobis ukselt uksele, et Eestis teha ukselt uksele, koputada, teha, müüa, et tegelikult see oli hästi kogemus. Sest see on nagu rohkem fun ja... Sul on rohkem kontrolli kui keskuses. Keskuses, kui mina näiteks, mina ei usu, kui mina lähen poodi, ma ei viitsi suga räägida, kui sa hakkad mulle mingi Luminori või LHV müümas. Mul on kiire, 2 kotti käes, aga kodus on see, et hei, kui lähed 5 minutit, vaatan sul andurit pole, astume sisse. Minu käes on kontroll. Aga keskuses sul ei ole kontrolli, et mulle sobis rohkem nagu ukselt uksele. Ei, see ongi jah, see on naljakas. Mul ka, ma tegin seda ja väga hästi ei läinud. Mingid müügid ikka olid, aga ma olen ka alati see tüüp, kes läheb ja ma olen elu jooksul vist, ma ei tea, 2 või 1 korda jäänud seisma ja kuulanud. Ma vist tegingi selle LHV nagu ära. Siis ma mõtlengi, et keeruline on müüa sükest asja, kui sa ise ka ei peatu seal kunagi, vaata. Ei, kindlasti pead olema nagu müüdud olema ideest, et sulle meeldib see ja sul on okei, nagu klient ütleb, et ma ei tea, et miks sa teed seda või negatiivsed kommentaarid. Et ma arvan, seda õpid ka nagu raamatumüügist, et on see, et mulle meeldib see lause, et sa oled teinud kas või 1 suve raamatumüügi, siis sa juba saad natukene öelda, et sa oled siuke nagu rejection proof. Et nagu ei asjad sinust, ei on nagu siuke, et tuleb ei, läheb siia poole, tuleb ei, lähed sinna poole, et see mõjuta sind, et see ei ole sinu väärtus. Ma arvan, et inimesed ei saa aru, kui nagu raske see on ja samamoodi, sa rääksid ka, kui sa tahtsid pooleli jätta ja ära minna. Iga suvi. Iga suvi. Mul ka, ma lihtsalt mäletan ka siukseid õhtuid ja kus sa lihtsalt lähed selle pärast, et teha see päev lõpuni ja teha oma need numbrid täis ja see annab siukse nagu mentaalse tugevuse või siukse nagu baasi, kus sinna peale saab ehitada päris lihtsalt igasuguseid asju. Ei, kindlasti. Ja kõik nagu need ja ma ütleks ka nagu, et see raamatumüügis ma õppisin hästi palju üks nagu järjepidevust, et iga päev on sama asi, sa oled nagu recordingu peale, et sa ju, kõik on nii lihtne, järgmine uks, sama müügitekst, aga see, et see tuleb nagu sulle ellu kaasa, et näiteks mina, kes teab David Goggingsi, et mina kuulsin väga suur fänn, et nagu ma võin kindlalt öelda, et kui ma poleks raamatumüüki teinud, siis tänu David Goggingsile ma tegin nüüd 2 korda olen teinud 20 000 lõuatõmmet 6 kuu jooksul. 6 kuu jooksul. Et iga päev 110 lõuatõmmet, no matter what. 110? 110 iga päev. Ja ma proovisin iga päev? Iga päev. Kui me olime seal Kanadas, siis sa motiveerisid mind ka ja ma ei teinud iga päev, aga... me käisime. Me käisime seal oli mingi staadion või midagi. Ja seal oli see lõuatõmbekang ja ma käisin vist
õhtuti ja 3 korda nädalas või siis vahepeal ainult pühapäeviti, kui meil vaba päev oli. Ja ma lõpuks tegin siukse rotise muscle-up'i ära. Ei no jah, aga see ongi see, et see, ma tunnen ka näiteks see kuu, ma lihtsalt võtsin eesmärgiks, ma käin iga päev jõusaalis. Ja täna ka enne seda podcasti ma käisin, ma üldse ei taht minna. Nagu ma lihtsalt ei taht minna. Aga see on see, et nagu et sa et kui sa ei lähe, siis et sa oled ise endale öelda, et palju sinu sõna maksab, on see küsimus. Et ütleme, sa ütled midagi ja sa ei tee, siis sinul kaob ju see enesekindlus nagu ära, et follow through, teed asja ära, see ei tähenda, sa pead iga kuu tegema, et see on nii siuke, mis on sinu nagu eesmärgid, et ega need lõuatõmbed ka, et mul tegelikult, kui ma täiesti aus, et miks ma alustasin tegemist, oli see, et mul oli rämedalt suur ärevus. Siis, kui ma lahkusin raamatumüügist. Esimest korda nagu mul ei ole mentorit, mul ei ole sõpru ümber, järsku ma lähen tööle, mis hästi, mul on 30 puhkusepäeva antud. Ma olen kinni 9-5, nagu minu jaoks nii suur ja hakkas tegelikult ärevushood. Ja ma alati küsin inimeste käest, et mis tegelikult need lõuatõmbed nagu nii-öelda arendasid mul. Mis sa näiteks arvad, et okei, lihas paremaks, mis iganes, see on nagu boonus. Aga mis tegelikult lõuatõmbed sinu arvates aitasid mul, kuidas ma sain sellest ärevusest? Ta toob siukse distsipliini jälle tagasi, mis on natuke siuke igapäevane võit. Tuttav jah, siuke nagu järjepidevus, et see on kindel värk, aga tegelikult mis ta arendas oli see mu südamelihased. Et iga kord, kui ma hakkas ärevust tekkima, ma hakkasin mõtlema, kuna ma teen 110 lõuatõmmet päevas. See on ju nagu vau. Ja see oligi see, et nagu see kuidagi maandas seda, et ärevus, ma olen kuskil publikus, siis ma hakkasin mõtlema, et oota, ma teen neid lõuatõmbeid, et see ju nagu rahustab mind, et ma ju tean, kes ma olen. Et tegelikult seal oli palju suurem efekt all, kui inimesed arvavad, et ma olen mingi crazy ja tegin ja tahtsin mingi eputada, null. Oota, mis mõttes rahustab ja kuidas sul see välja lõi siis, et publiku sees hakkas nagu süda puperdama? See oli publikus, lennukis, kodus lihtsalt, ma ei tea, sa tuled külla, mul järsku lööb välja nagu see, et lihtsalt seda on nii raske selitada. Ma vist tean, mul oli noorena oli jah, mul on siuke huvitav pere, me kunagi keegi ei rääkinud mingitest vaimsetest asjadest ja ma olen praegu suht õnnelik isegi, aga siis ei tembeldanud nagu seda, aga võib-olla mul ei olnud nagu nii hull ka. Sul on 2 sorti nagu sporti, sul on aeroobne, ehk siis sörgid, ujud, mis iganes on ja sul on anaeroobne, ehk siis sa töötad koos verega, et ma lõpus hakkasin tegema 30 lõuatõmmet järjest, siis oli 30, 15, 15, 15 kuni 110. Et sa tegelikult teed hästi palju niimoodi, et sul süda nagu ikkagi pumpab palju verd. Et see nagu aitas kuidagi nagu rahustades, kui sa oled ärev, sul ka süda pumpab nii palju verd ja sa oled nagu stressis ja kortisol on üleval. Aga see lõuatõmbed on sama asi, aga tal on nagu see tervislik nagu kasum on sees, et see on nagu hea ainult sulle kehale. Ja see oligi see, kui ma hakkasin tundma nagu see süda peksab, et siis ma hakkasin mõtlema nagu, et aga ma teen nagu trenni praegu. Ja see nagu rahustus kuidagi. Ja lõpuks sain sellest üle ja kõik arstid kirjutasid mulle saanaksid asju, ma võtsin 0. Sest ma teadsin, sa kunagi ei võtnud? Mitte kunagi. Sest see rohi on see... Mõni oleks mingi, Nad võtadki, aga rohi... Nad lähevadki selle pärast sinna, et nad tahavad. Jah, aga rohi ei paranda. Ta lihtsalt nagu maandab seda. Tegelikult kõik on peas kinni ja nagu, et see nagu aitas mind välja, et selles mõttes, et sport nagu trenn, asjad, mis iganes on, et see on parim asi, mida saad teha. Kätekõverdused, lihtsalt asjad nagu see ongi see, et ma olen teinud juba aastaid, iga päev teen 100 kätekõverdust. Tegelikult on 110, on. See on minut aega su elust. Ärkad kohe maha, ma ei tee järjest, ma teen mingi 60, siis korra puhkan 30, on. Aga lihtsalt see, et nagu iga päev natukene järjepidevalt ja lõpus on see, et järsku vaatad, vau. Ja siis ma käin mingi aeg jõusaalis aasta aega, kõik küsisid, sa käid kindlasti jõusaalis. Ei, ma lihtsalt teen 110 kätekõverdust iga päev. That's it. Et see ongi nii, et inimesed lähevad nagu jõusaalis, mis ei ole valega, et sa käid 3-4 korda nädalas jõusaalis. Aga lihtsalt see, et kui sa midagi tahad nagu muutus, see on nagu siuke järjepidevus on minu arust nii tähtis.
et iga päev midagi teha, on ju. Aga hästi vähe. On need 110 kätekõverdust, on need plangud, mediteerimine, raamatu lugemine, et ma ju ei loe tervet raamatut 1 päevaga. Et ma loen iga päev 10 minutit, lõpuks raamat läbi, et nagu see on palju parem kui see, et sa nagu push'id nagu räägid iga päev, et ma olen 2 tundi jõusaalis ja siis 3 päeva ei käi. See ei tööta. Kurat, see on huvitav. Ma täna hommikul just mõtlesin, et ma olen hakanud, ma kuidagi sattusin eluga sellele teele, et ma hakkasin ka tegelen meditatsiooni ja selliste asjadega ja mul on hästi lihtne niimoodi, et ma teengi 3 tundi päevas, teen harjutusi ja iga päev nagu. Ja siis ma mõtlesingi, kus see nagu distsipliin on tulnud ja enne siis, oli ka enne raamatu müümist, aga see pani ikka korralikult paika asja, sest et seal sa oledki 6 päeva nädalas, iga päev, ärkad samal ajal. Selle kohta öeldigi, et see on nagu see Navy Seal, mis see on, ma ei tea, eestikeelne sõna on sellele või? Süke nagu... põhimõtteliselt militaartreening müügis. Selles mõttes ka mõtlen alati nagu see, et mina teen niimoodi, et ütleme, et sul on 10 treeningkava ees, mida valida. Tegelikult kõik töötavad, kuni sa oled pühendunud sellele, et seda täpselt seda nagu sul peaks olema. Sina teed 3 tundi päevas meditatsiooni, sul töötab see. Võib-olla seda iga päev on, aga sinu hingele ja kehale töötab see paremini. Ja sa pead leidma oma nagu siukse... ma ütlen alati ka, et maailm ei ole moraalne. Maailm on sagedus. Ehk siis, kui mina olen halb inimene ja sa oled hea inimene ja vihma sajab, meil mõlemal sajab vihma pähe. Ehk siis paberi järgi karma ei eksisteeri. Aga maailm on nagu sagedus, et kui mina olen 96,6 ja sina oled 96,6, me saame väga hästi läbi. Me saame kohe nagu väga hästi läbi. Aga on inimesed, keda sa kohtad ja lihtsalt ei ole connection'it, ei saa läbi. Et kõik olenebki nagu sinu keha nagu ja hinge nagu sagedusest. Et minule töötab igapäevaselt süke värk. Sulle töötab see, et sa paned 3 tundi meditatsiooni, mina ei suuda istuda maas 3 tundi. Ei, ega ma ka ei mediteeri, seal on mingid praktikad ja jooga ja sellised. Huvitav on veel see, et see teine külaline, kes mul käis Indiasse Soumia, ta tegeleb ka mingi ajurveda ja süke tervendamine. Ei, tal on mingi näpujälgede lugemine, siis ma ütlesin, et vaata siis on ju. Ja ta ütles, et seal ongi mingid kategooriad, kus, et mõnele inimesel on nagu füüsiline tegevus oluline, mõnel on nagu emotsionaalne ja mingid siuksed vaimsed ja sellised asjad. Ja kurat, mul hakkavad siuksed külalised, lõpuks on siuke pilt on koos. Minu arust see on jäge, mis sa teed. Nagu sa kohta, et nii palju neid inimesi on see mina, sul juba paar inimest käinud on ja et sa õpid tegelikult nii palju tundma erinevatest inimestest, saad mingeid neid kuldseid munasi igalt ühelt, et ma arvan, et vaatajad ka, kes vaatavad, et kindlasti asju, millega inimesed ei nõustu, kindlasti asju, millega inimesed nõustuvad. Aga sama ka raamatu lugemine, et sa saad, minu jaoks tähtis see, et sa saad sealt 10 minutist iga kord ühe kuldse muna, mis sul nagu jääb meelde. Et see, ma arvan, see on tähtis jah, et... Sa praegu loed iga päev või? Jah, praegu olen rahapsühholoogiat, mis ma kunagi kingiti, ma alustan 3 korda ja ma lihtsalt ei suut lugeda, kuna minu jaoks finants ei ole üldse huvitav või ma ei saa aru väga. Siuke kuiv. Jah, numbritest, aga see oligi see, et nagu kurat, et nagu jällegi see, kuidagi see raamatumüük, võin tuua raamatumüügi välja nagu see, et kuule, et nagu, mis sa siin jamad, et iga päev natukene loe, sest ma üritasin alati lugeda hästi kiiresti, hästi palju. Et sa surud, tegelikult see on protsess. Et mis ma õppisingi, näiteks eile lugesin 3. peatükk, et millal on nagu sul piisav. Et nii rahas, on see trenn, on see nagu, et ma alati nagu pürgime kuhugi ja siis järsku oled 60 ja mõtled, et oota, ma ei olegi nagu roose isegi nuusutanud. Et vahepeal peab nagu võtma selle aja, et jah, kindlasti saab nagu paremini, aga sa pead olema ka nagu tänulik sellest, mis juba nagu teinud oled. Me oleme nii kriitilised enda suhtes, et see tänulikkus, ma arvan ka näiteks raamatupüügis on see, et näiteks üks fookus oli mul, suht tihti oli see, et peale igat ust ütlesin ühe asja, mille eest ma olen tänulik nüüd siin ukse peale, kas ema pani mu ukse kinni, ma olen tänulik, et ta säästis mu aega, osteti, ma olen tänulik, et nad investeerisid oma laste haridusse.
et see tänulikkus ja see ja noh, muidugi on lihtne ennast kritiseerida ja ma ei ole piisav, aga tegelikult millal on piisav. Sa võtsid suht hästi neid siukseid harjumusi ja neid raamatumüügist kaasa ka, on ju? Sinu tulevik on sinu harjumused. Nagu absoluutselt, et mis inimene teeb igapäevaselt järjepidevalt. Minu jaoks ongi raamatu lugemine, trenn, jah, ma võib-olla nüüd märtsis iga päev ei käi, aga lihtsalt see, et sa et ongi, mõtlen alati, ma ei treeni olümpiavõitjaks, aga ma tahan olla parim versioon endast. Külm dušš on ja päeva lõpuks on see, et see ikkagi mehena, ma mõtlen sinu see hing või see, et sul alati, ma olen lugenud seda Mehed on Marsilt ja naised on Veenuselt, et mitu korda juba ja see ongi see, et mees on alati see, et mida ma järgmisena saan lahendada. Et see on sinu DNA-s on see, sinu instinkt, et sa alati tahad midagi paremaks teha, on see sinu mentaalne, füüsiline, rahaline, mingisugune situatsioon, et ja siis figurdab välja, aga nüüd ongi see vahe edukate ja mitte edukate inimeste vahel on see, et et väga lihtne mingi hetk on see, et peale 2 nädalat inimene vaatab, ma polegi six-packi või, ju siis ei tööta. Aga see peaks olema elustiil, et teada, et kas ma saan selle six-packi nüüd 6 kuu pärast või üldse järgmine suvi, aga kui ma iga päev jätkan, siis see tuleb naturaalselt ja tuleb kiiremini, kui sa arvad. Aga tihtipeale inimesed on nii, eriti tänapäeval ma nii noored või need, et see on ma lihtsalt ootad, et miski langeb sülle ja kogu see scrollimine, kõik muud asjad. Kõik on tänapäeval saadaval, toit, Tinder, mis iganes tahad minna kasiinos läbi telefoni, et see peab enam mille jaoks tööd tegema ja siis kui ma teha natukene tööd, mul depressioon, mul on vaja arsti juurde minna, et kahjuks see on siuke maailm jah, et ma olen tänulik, et meie generatsioon oli veel ukakas, pidid inimesele koputama ukse peale, et kuule, tule õue mängima, veits oli seda, jah. Meil on mõlemad. Yeah. Et ega see tänapäeva noored, et ma ütlen ka, et kui mina oleks Eesti president, mina ütleks faktis kaitsevägi, kõik raamatud müüma. Kõik lihtsalt. 100%, siin on küsimus ka. Et saada see vundament alla. Ja ma mõtlen jah, kui sa saadad ma arvan, et kui seal on ka osad siuksed head tegijad, annad neile relvad kätte, siis nad päästavad ka välja. No muidugi, no vähemalt õiged harjumused. Tegelikult seal ei ole, jah, õiged harjumused ja seal ei ole väga, kui täpsus on juba olemas, siis saab hakkama. Ja veel harjumustes ka, et ma näen oma natukene madalama klassi inimesed. Mis sa mõtled madalama? No selles mõttes, et 20-selt pigem pidu. Kindlasti oli võimalusi minna ülikooli, teha midagi muud, kas või Austraalias või Indias või et ma käisin Austraalias ka. Et see on ka tegelikult omati kogemus. Mina pole käinud Austraalias. Näiteks see on sinu loo ja kogemuse eelis näiteks minu vastu, kuigi ma ei tohi võrrelda. Lihtsalt ma näen, et nüüd on 30, 31, 32, et nad vaatavad tagasi ja mõtlevad, et mis nad saavad valesti aru, on see, et inimesed arvavad, et me elame, et kui sa oled 50, siis on pool elu läbi. Aga tegelikult on 75 on keskmine vanus, kus inimesed surevad. Ehk siis 35 on juba pool elu läinud. Ja nad vaatavad tagasi ja mõtlevad mingi kahetsused asjad, neil on eriti nüüd, kus on et majandus on tõusnud, kõik on nii kallis ja inimesed struggle ivad. Hakkama seda ise endaga, ise võib-olla pole vormis, aga tahavad saada mingit supermodelli. Siis mõtlen ka mis maailmas sa elad. Või et see on siuke kahju jah, et kunagi pole liiga hilja alustada uuesti, aga kui sul pole seda ütleme väga lihtne raamatumüügi kogemust alla, et ongi mitte see raamatumüük, aga see kogu see protsess ja see siuke programm ise, et sa saad aru, mis on commitment, mis on harjumused, mis on raskes olukorras, mida sa ütled, et kui sul seda teab, mis pole, siis see polegi nende süü väga. Aga jällegi, kui kõik oleks meie, siis meil oleks väga kõrge eliit ja siuke. Jah, ma ei teagi, kas siis tase tõuseks, aina keerulisem oleks olla siuke silmapaistev ja selline. Mis on sul erilisema, mis teistel ei ole, et väga raske on välja tuua, et
Aga sa raamatumüügis saad kursis praegu, mis huvitav oli see, et mõned aastad tagasi vist alles tehti uued rekordid ja mõtled, et raamatud nagu, kes see loeb seda. Aga jällegi see vaata, sa ütlesid ka, et nagu raamatud siiamaani müüakse. Arvan see ka, mis inimesed nagu õpivad, see raamatumüügis on see, et see psühholoogia taga, et kui inimene näiteks hoiab raamatut käes, siis see lapse jaoks tähendab seda nagu, et tal on niisugune nagu sense of ownership, see on minu raamat. Lehtede pööramine, psühholoogia tähendab, et ma arenen. Järgmine leht on ju. Ja kolmas näiteks asi see, et sul on nagu sul on laps ja sa oled raamatult ja see on niisugune kvaliteetaeg on ju. Et jällegi nii väike asi, aga kui inimesed ei mõista nagu seda psühholoogiat taga, miks inimesed ostavad ja teevad, siis ega sa ei saa nagu elus ka väga hästi aru, miks nagu, mis töötab, mis ei tööta. Miks sellel inimesel on, ma ei tea, mingi mehel on rohkem naisi kui kellegi teisel vaata, kõik on nagu psühholoogia. Võib-olla pole isegi nii hea veetlev, kui näiteks see teine inimene, tal on nagu niisugust mõistmist, et mida võib-olla teistel inimestel. Aura ongi niisugune karisma, kõige lihtsam viis, tee nalja, ole humoorikas. Kui see pole naturaalne, siis ma ei tea, õpi, vaata, tee mingi loll nalina. Et miks matemaatikaraamatud on nii kurvad, on ju? See oli meil jah, põhiasi, igasugused naljad ja ennast on okei lolliks teha ja kui sa lähed raamatuid müüma, mis suurim asi võib-olla, mis mina ka õppisin, et sa lähedki sinna, keegi ütleb ei, sa lihtsalt liigud edasi, naerad selle üle ja... Jah, mul oli ka see, mis mäletan, mul tegi mingi Kanadas hea nädala ja siis Mark palus mul panna kirja 5 punkti, mis nagu töötab ja üks suurimis asju, mis ma võtsin kaasa, on see, et esimene ma ei oska öelda esiles nagu first impression is good, aga tähtsam on see last impression, et kuidas jätad inimese pärast tundma. Kurat, mulle see ei jõudnud, ma olen seda pidanud siiamaani välja mõtlema. Ja see ongi see, et oli, kas oli uks oli kinni või ema oli see, et et ma ei ole huvitatud. Ma iga jumala uks ütlesin, tead mis? Kas ma võin sulle ühe nalja teha? Ja sa tegid seda. Jah, kogu aeg nagu sama nalja, miks on mataraamatud nii kurvad, sest on nii palju probleeme. Ja siis ema läheb tuppa ja isa küsib, mis siin naljakat oli? Mingi äge siuke bookman oli või siuke asi, et sina annad ka järgmisele inimese, kes sinna koputab, raamatumüügis, et tal on juba nagu see kuidagi see juba parem, soem approach nagu, et see kuidagi nagu, et nagu rohkem tähenduslik ja sul on ka see, sa ka vahepeal ema oli nii krampis, lähed teise ukse juurde, ikka veel mõtled, naerad, ema tuleb uksele, sul nägu naerul peeretab peas ja emal ka nagu, et mis on, vaata, ma just rääkisin selle Sindiga, et vend oli nii krampides siin, et ma olen kenetan. Et see kuidagi tuleb nagu kaasa, et minu arust see on nagu nii tähtis on see last impression. Ja üldse müügis on ju tegelikult see, et mõeldaksegi, et mis väärtus see raamat annab, aga võib-olla kõige suurem väärtus ongi see, et kui sina lähed sinna, sa oled nagu siuke treenitud positiivsuse poolt treenitud ja lähedki ukselt uksele ja annadki edasi nagu siukest positiivsust nii-öelda, siis nüüd, kui nad ise tunnevad, et nad maksid nende raamatute eest, siis nad võib-olla ei maksnud ainult raamatute eest, vaid nad maksid ka selle nagu kogemuse eest. Jah, väga õige. Ma mäletan, mis ma õppisin Valjod esimene suvi nii palju, kui ma jõudsin tagasi Eestisse peale esimest suve, siis mõtlen ausalt, inimesed ei tundnud mind ära. Või isegi Inglismaal, ma olen Inglismaal ka nagu, et ma olen nii positiivne, siuke nägu alati nagu see nullipäeva naeratus, kogu aeg ringi naerad, isegi kõik nii pekkis nagu, kõik on jumala hästi. Et läbi selle, et seest tunned nagu halvasti ja sa naeratad, jah, et see mingis mõttes inimesed mõtlevad, et see on nagu fake, aga see ongi see, et see ju treenib. Kurat, see varsti, see läheb ajapikku, läheb jumala naturaalseks. Ja, need ongi, et sa oled nagu positiivne ja see ongi see, et mõtled, et see nagu ei sünni selleks, aga sinust nagu tuleb see kuidagi välja. Et Valju ka mingi käisime Walmartis, ütles mingi lambi kassapidaja, tead, sa teed nii head tööd. Mis sa vaatan nagu, et miks sa nagu ütled seda või nagu lamp vaata, vend keeras su kuradi selle orderi pekki on, aga lihtsalt see, et ma nägin, vau, et ma komplimentisin kõike, kohe peale esimest suve oli siuke suur muutus. Jah, raha ei tundu, võib-olla nii palju kui tahtsin. Tead, tuli ikka, on, aga lihtsalt see nagu see, et ma olin inimesena kohe upgrade'isin. Ja see võib-olla seal tekib see küsimus, et
kas see on siis siiras, aga kui sa näed seda, et see teine inimene on, noh, tema tuju muutus sellest positiivsemast, siis sellest piisab. See on eko, sest ta läheb koju, kohtleb oma last paremini, oma abikaasab paremini, lihtsalt selle ühe asja pärast. Et see on nagu nii tähtis, et ka tänapäeval, et me kõik tegelikult, meil on kõigil probleemid ja ma arvan suuremad, kui inimesed isegi eeldavad, et alati olla hea inimese vastu. Et ma arvan, see on ka üks õpetlik asi, mis raamatumikus on, et kõiki, meid saadeti pekki vahepeal või nagu kutsuti ment. Mulle kutsuti päris palju mente, et kes sa oled, kus su luba on. Aga lihtsalt see, et sa oled seal nagu siuke rahulik ja enesekindel, et ma ei midagi valesti teinud. Et lihtsalt tal oli halb päev. Kui ta tunneks mind, ma oleks parimad sõbrad. Et tänapäeval see emotsioonid ja kõik need reageeringud, et see on nagu inimene kohe reageerib ja ütleb oma arvamust ja niimoodi, aga nagu võtta samm tagasi, mõtle ja siis nagu ütle, et ma arvan, see on nagu tähtis. Tõmbaks presidendiks ära, alustab sealt. Tavai. Ja kui saab kõik müüma Eestis sõjaväe asemel, siis on juba hästi ja kui nad tahavad Indiasse tulla, siis on... Suun on sinu poole ja sa oled meie välisminister. Tavai. Mõtleme selle teekon ette. Normaalne. Ja. Mis siis veel? Kogins ja... ma ei tea, ma ütleks võib-olla siukse sõnumi, et... Ega me praegu lõpetama ei hakka. Ja, ma lihtsalt mõtlesin, et me enne siin rääkisime... Me pole Yu-Gi-Oh'ni jõudnud. Yu-Gi-Oh tatoveerin natukene, et ma lihtsalt, et ma ütleks, et kui ma peaks võtma kokku kõik selle, mis ma siiamaani olen õppinud, et tegelikult aeg on meil kõige väärtuslikum ressurss, mida inimesed nagu, ma arvan, ei mõista väga hästi, et ongi et inimesed panevad hommikuks äratuskella, aga kes ütleb, et sa üldse nagu ärkad. See on see ütlus, mis mulle väga meeldib, on see, et igal inimesel on 2 elu ja see teine hakkab siis, kui sa saad aru, et sul on ainult 1 elu. Et selle on nagu väärtus või ikka on uudistes kuulda või et mingi noor poiss suri ära või valel ajal vales kohas, aga keegi ei oodanud nädal aega tagasi või tema ei oodanud, midagi peaks juhtuma. Ja ma arvan, et see elu nagu on nii kiire ja ongi see, et sa pead võtma nagu igast momendist nagu maksimumi. Will Smith rääkis asja, et tal oli nagu siis isa, kes oli nagu Parkinsoniga ja iga kord, kui ta nagu sai kokku isaga, ta põhimõtteliselt alati nagu jättis nagu hüvasti. Aga siis nägi uuesti ja mis tema näiteks õppis sellest oli see, et tead, et tegelikult iga kord, iga inimesega peaks olema see, et kui sa näed, on siuke suurim kallistus, äraminek, suurim kallistus, sa nagu kuulad, vaatad silma, et sa nagu mõistad ja oled siuke nagu in the moment, et see oli suurim asi, mis tema õppis. Ja ma arvan, inimesed on nii automatiseeritud tänapäeval, et sa nagu me ütleme, et sa räägid inimesega, tal üldse mõistus on teises kohas. Ja ma arvan, see on nagu suurim asi, et inimesed ongi nii nagu siuksed ei jaga tundeid ja veits nagu siuksed kinnised, et ma arvan, inimesed ei mõista nagu seda eluväärtust üldse. Jaa, mul tuleb lihtsalt see, ma ei taha liiga palju mingeid enda kogemusi rääkida, aga minu see, mul kui vanaema ja vanaisa surid ära ja mul ei jäänud nagu, ma ikka igatsen, aga mul ei jäänud kordagi siukest tunnet, et midagi jäi ütlemata või midagi jäi tegemata või siuke nagu siuke suur lein jäi selles suhtes olema. Neil oli mõlemal ka, nad olid nagu küpses eas, et ära surra. Aga kui ma tagantjärgi seda analüüsisin, siis mis ma leidsin ka, et kus see võib-olla tuleneb, ongi sellest, et kui olla selle inimesega nii kaua, kui ta on elus, nagu täielikult, ehk siis kui sa temaga aega veedad ja oled, siis sa päriselt oled temaga ja siis pärast, kui seda inimest ei ole, siis kui seda tunnet ei ole, et midagi ei ütlemata, midagi ei tegemata või ma ei pööranud talle tähelepanu, siis on nagu palju kergem on olla. See on ka see, et miks inimesed nii palju toovad lilli nagu sinna kalmistule on see, et nagu kahetsus on nagu väga suur. Et nüüd sa mõtled, et nii toredad ajad, asjad, tegelikult see momendis olemine ja et aru saamine, et
noh, et see on nagu nii tähtis, et aga see ongi, noh, iga inimene mõistab seda erineval ajal. Et öeldakse ka, et tegelikult inimesed ei muutu, aga tegelikult täiskasvanud inimesed muutuvad läbi massiivse draama. Et siis inimene nagu mõistab seda nagu, et trauma, jah. Draama just. Ja, Draama. No, sorry, trauma. Jah, same thing. Draama saab ka. Ja, no nagu draamad ongi kas mingi kurb uudis, õnnetus, nagu, et inimene siis mõistab nagu, et oota, et ma nagu ei olnud võib-olla momendis või niimoodi, et ma arvan, see on nagu mega tähtis, et nagu jah, nagu sa ütlesid, ega raamatmõigist nagu, et don't take yourself, nagu ära võtta ennast nii tõsiselt, aga võtame nagu tööd tõsiselt, võtame suhet tõsiselt, võtame treeningud, mis iganes, et jah, seal oli see teine pool ka, et ära võtta ennast tõsiselt, aga see, mida sa teed, seda nagu sellelt ära võtta seda fookust vähemaks. Just, kui sa naerad, naera täiega. Kui sa sööd täiega, treenid, õpid, teed podcasti. No, tee nagu südamega enne, et me elame ainult ühe korra, et see on tähtis. Aja teemal hakkame vaatama, mis toimub. Ma seal Kanadast küll ei mäleta sükest seda kätt. See oli veits teist värvi. See oli jah, rohkem valgem, et tead, ma hakkasin mõtlema, tegelikult aega mul olnud elus alati nii palju, et mu keskkoolis või isegi põhikoolis, et meil oli vaja mingi teha see lõputöö ja ma alati miskipärast valisin aega, et see aja teema oli mul nii tähtis, nagu, et see aeg, ma mäletan, kui ma olin 10-aastane, ma sain esimest korda teada, et me sureme ja ma olin nii petnud nagu. Ma olin nagu, mis asja päriselt ka või? Kõik me sureme ära või? Ja siis ma nagu nii noorena hästi palju mõistnud seda nagu tähendust ja seda aega ja et noh, me läheme tegelikult sekundiks tegelikult siin maailmas, sest noh, mis see maailm on olnud mingi, noh, ma ei tea, 2 miljardit aastat, noh, võib-olla rohkem, aga lihtsalt see nagu, me oleme ainult korraks siin, aga me sündisime nagu sina, mina parimal ajal. Kõik need telefonid 100 aastat tagasi, meil ei olnud isegi sooja duši olemas. Et ongi see kuidagi see tänulikkus ja momendis olemine ja see, et ma saan vett juua ja mul on tervis korras nagu, et see on nagu nii, aeg on nagu, kurat, see on nii tähtis nagu. Seepärast ongi, noh, mul on siin, seda ei ole nagu näha, aga kes vaatab Marvelit, õige vennad, siis minu nagu suurim hero on nagu Doctor Strange, sest tema kontrollib aega ja nagu nagu, et ma nii väga tahaks ise aega kontrollida, et kuidagi nagu... Mis sa teeks siis? Ja noh, näiteks ongi see, et see on ka, noh, aeg, see on ka see, näiteks sa saad aega mõjutada, et sa saad ka näiteks ütlema, et sa magad, aga su hing on tegelikult ärkvel ja näiteks, ma ei tea, õpib midagi samal ajal. Noh, et nagu, et sa suudab kuidagi nagu kontrollida seda kõik seda aega ja nagu kuidagi suurim, ma ei tea, unistus on see, et tahaks nagu ajarännata, mitte küll tulevikku, aga nagu minevikku, et on mingid dinosaurused, muumiad, noh, Yu-Gi-Oh! On ja hoidagi joome sinna. Sa leiaks Yu-Gi-Oh! Minevikust üles või? Mees, ma oleks ehtne Yu-Gi-Oh! Aga jah, et tegelikult see Yu-Gi-Oh! Siin, et miks ma tegelikult selle tegin, et ma olen vaadanud kõik episoodid ära, ma isegi nutsin viimane episood, kui see lõppes, sest see oli siuke võitlus oli seal. Mees, ma niimoodi nutsin. Mul isegi Twitteris on, või noh, Xis on olemas see pilt, kus oli viimane episood ja see oli siuke journey, aga lihtsalt see ongi see, et see Yu-Gi õpetas mul nii palju, et sa usaldad nagu kaartide südametesse. Või südamesse nagu, et see käib nii elus niimoodi, et ütleme, sul ongi nagu, sul on kõik nii pekkis. Aga sa kuidagi tõmbad selle õige kaardi, see kaardipakis või? Ma arvan, et selle peab seletama. Yu-Gi-Oh! On siis, kui sa oled 95 sündinud? 4? Ka sama, okei. Siis mis vanuses see siis oli? Kui me olime mingi 7, midagi sükest, siis näitas telekast Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! On selline saade, kus on, nad mängivad kaarte, aga kaartidest tulevad olendid välja. Olendid välja, võitlevad maailma päästmise nimel, on ja. Normaalne. Ja, et nagu läbi kaartide, tegelikult see on hästi nagu äge. Ja et lihtsalt ongi, sul on nagu, noh, ta räägib sõprusest, ta räägib usaldamisest, ka siuke olukorra, kus on nagu, sul on nagu 0,1% võimalus, et sa tuled nagu sealt olukorrast välja. Aga siis ta ütleb, usalda kaartide südant ja siis ta tõmbab selle õige kaardi. Tõmbab selle, kes õige
noh, mingi spell, trap või monster kaardi, et nagu, et see on nagu, et sa nagu usud, et mul on ka nagu see amulet siin, et see amulet tähendab seda nagu noh, et sul on see karakter Yugi, aga tal on ka nagu see sisemine Yugi, kes on siis nagu rohkem enesekindlam, noh, assertive, ei oska öelda eesti keeles. No ongi no tugev karakter on ju. jah, aga see Yugi ise on siuke nagu tagasihoidlik, siuke arg natukene ja et see õpetas ka tegelikult, et meil igal inimesel on siuke see kirst või see noh, see volifreed on sees nagu, et tõmbad nagu lahti ja sa oled nagu see Superman nagu, et meil tegelikult on see sees olemas. Aga ma arvan, et väga paljud inimesed nagu ei leia seda. Täpselt sama, mida Goggins tegi, David Goggins, ta lõi selleks, et ta saaks, David Goggins elus siis on tema, kes oli paks tüüp, järsku läks, 300 poundi on jah, mida iganes üle 100, mingi 140 kilo, läks sõjaväkke, tegi seda Hellweeki 3 korda läbi ja nüüd jookseb siiamaani vist ultramaratone mingi 50-aastaselt. Jah, tegi lõuatõmberekordi 24 tunniga, tegi vist mingi 4000 lõuatõmmet on ja. Et siuksed mulle istuvad inimesed, kes tulevad nagu noh, kes on tavalisest inimesest nii tagapool, aga lõpus on nagu eespool. Aga mis tema tegi ka, et selleks, et ta peaks sinna uuele tasemele saama, et ta lõi täiesti uue nagu inimese, ta visualiseeris selle inimese ja siis ta vaikselt muutis ennast selleks inimeseks. Tema oli David, aga see seespool oli see Goggins. Et noh, et see, ja see on üks asi näiteks, mis raamatumigas õppisime, oli see self-talk. Et mis sa ise endale ütled, on ju, noh, et jah, see kõlab nii imelikult, et sa nagu räägid, jah, ma olen parim, ma oskan, vaatad peeglisse, mõtled, sa oled kuradi hull, on ju. Aga jällegi see repetition, et lõpuks on see nagu, et mingi hetk sa ütled nagu emotsiooniga ja siis nagu hakkab rohkem pähe lööma, siis ütled nagu iga uks, on, noh, et see kuidagi nagu sümboliseerib kõike nagu seda, et ükskõik mis olukord on, et nagu ei ole inimest, kellel pole sama olukord olnud enne ja mitte nagu välja tundnud. On need üksikuid inimesi, kes noh, läbi muda lihtsalt tulevad siin üles ära, on ju. Ja mina olen alati uskunud, et kui ma kuskil kuulsin seda, et kõik sinu tatoveeringud ja mõtted, mis sul on, et need on ainukesed asjad, mis tulevad sinu surmaga kaasa. Et nagu noh, nii-öelda järgmesse ellu või et see, mis on nagu naha peal otseselt no jah, nagu see mõte, vaata, tegelikult see on ju nagu keha, see on ju nagu noh, Jumala poolt nagu loodud on ju, aga see on nagu sinu mõte, et kui ma noh, tatoveeriti ka need, ta ütles nagu, et ma ei tatoveerinud su seda asja, ma tõin selle su käe seest välja. Ja hästi siuke hingeline ja noh, siuke... Kes oli Tarvi Kleesmann? Ei, nalja tõid. Katise välja. Ei, tegelikult üks Erm, Aleksander Erm, ta tegelikult oli Delfis, ta tegelikult on põhitöökoht on surnute lahkaja. Ta lahkab surnuid, nagu selles mõttes, noh, et inimene sureb ära, teeb korda, ta mulle rääkinud lugusid, mis ma siin ei räägi, aga lihtsalt see, et ta saab aru, mis on keha ja hing, on ju. Aga lihtsalt see, et see nagu, et sinu need mõtted ja asjad, need kuidagi noh, tulevad, selles mõttes sa rikud oma keha. Ta noh, nagu piibli järgi, vaata, see on nagu see nagu patten ja tatoveerimine või? No kindlasti jah, sa ei tohi oma templit nagu väga noh, kas piibli kohta hästi palju kuulanud, et kõik need 10 commandments, et kohtlema noh, naabrit nagu oma pere ja nii edasi, on ju. Aga lihtsalt jah, see, et ühesõnaga, et ma väga tahaks olla Doctor Strange järgmises elus, mis on vähe tõenäoline. Aga üks asi on ka see, et mul on siuke nagu multiversum, et näiteks kui sina magad välja, on ju. Ja sa oled nagu tähele pannud, et sa oled unes, ükskõik sul on mingi tuttav, on see pereliige, on see sõber, ja vaatab, et täiesti teine inimene. Nagu ei ole päris noh, see sõber või ütleme, et sa näed mind nagu magades. Magades unes, sa näed une nagu see, on ju. Et unenäos ma näen kedagi. Ütleme, et sa näed mind, aga ma olen äkki mingi paha tegelema mu inimesest mööda. Minu jaoks tähendab seda, mina usun täielikult seda nagu, et sind ja mind on siin 100 tükki maailmas, 1000 tükki. Unenäod on kellegi teise see alateadvus. Ja noh, see paljud ei usu seda, mina usun sellest. Sinu unenäod on kellegi teise alateadvus. Jah, ütleme, et nagu, et sind ajas kunagi mingisugune kloun taga, kui sa olid väike nägid und, see tegelikult juhtus päriselt, aga kellegi teise alateadvuses ja kehas.
kuskil paralleeluniversumis Just. või kuskil planeedil või Just. midagi. Sul on olnud ka mingid déjà vu'si ju. Aga et ma olen siin olnud, see on täpselt see, et see on kellegi teine alateadvus oli sinuga ühendatud ja siuke tunne, et ma olen siin olnud. Ja tegelikult see on siuke nagu link seal sees, et just keegi oli teine sinuga, et sinu teine oli keegi sinuga siukses nagu samas ei, sa mõtled filmidega on sama, et keegi on selle välja mõelnud, nüüd nad on selle välja näidelnud isegi või noh, nagu teinud ja siis see on ka siuke stsenaarium, mis... See on see, mis mina usun. Aga noh, et... Ei no, seda mõtlengi, et... Jah, et nagu noh, mina olen nagu nii suurt usku, et ju teadlased kõik keegi saa aru unenägudes. Me ju kasutame oma aju 10% ainult. Mis 90%, mis toimub, vaata? Keegi ei oska isegi arutada. Unenägudes keegi saa aru, miks me näeme unenägusid, miks on imelikud, mingid tähendused, kui koer ammustab, siis mingi sõber reedab sind, kes ütles seda asja? Noh, et mis see nagu päeva lõpuks tähendab, aga siis ongi see, et noh, mina usun niimoodi, et kindlasti on olemas mingi kened, kes on bussijuht või ongi president või nagu noh, et meil on erinevad elud. Mina olen nagu praegu siin samas, on ju. No president tuleb ära teha. 100% mees, et vaadake ette, noh. Aga jah, et nagu kõik need tatuveeringud minu jaoks ma kunagi ei mõelnud, et ma teen. Ja siis mida vanemaks ma sain, siis ma hakkasin mõtlema, et kurat nagu, et mis on nagu minu jaoks nagu tähtsad. Sellepärast ma ei tee ühtegi kirja omale kunagi, sest et noh, võib-olla täna tähendab see ühte asja, 10 aasta pärast äkki mingi teine. Kõik need pildid, need asjad, need nagu räägib rohkem kui 1000 sõna, on ju. Et mina tean ja nagu noh, et mina nagu usun, et aeg, see nagu mitte alla andmine ja on piisavalt nagu siukseid lugusid, kus noh, näiteid ja case studies'i, kus inimesed välja. Kurat, see on nagu, kas sa panid selle loo käele enne kokku? Jah. Või see oli nagu jupphaaval? See oli kogu terve sest enne sa kirjutasid ka, sa võid näidata korra veits ülevalt võib-olla. Muskeli mahus ja kaamerast ära. Liiga suur. Et jah, et siin on nagu jah, Doctor Strange on ja siin on meil nagu liivakell. Siin on näha siukest, kes teab Thanost on ja temal on see nii-öelda Infinity Gauntlet. Et siuke see väike nips, et ongi, et iga nipsuga me võime ära surra või midagi head juhtuda, midagi halba juhtuda nagu, et see ongi nagu meelde, tuletus mulle, et isegi kui praegu on head ajad, on võib-olla mitte nii head ajad ja ka vastupidi, et nagu, et elu on nii nagu muutlik on ja. Et nagu ja see ongi see on see, mis mina nagu väärtustan ja minu visioon ja. Ja siit hakkab Yu-Gi-Oh! Siit hakkab Yu-Gi-Oh! Pihta jah, et meil on siin Slifer, kes on siis nii-öelda surnute jumal. Et see lugu on selles, et ütleme, et kui ma ära suren, siis ma lähen nagu selle olendi ette ja seal on kaal. Ühe kaalu peal on sulg, teise kaalu peal on sinu süda. Kui sinu süda on raskem kui see sulg, siis tähendab, et sa pole elus olnud piisavalt hea eeskuju ja sa lähed igavasse põrgusse. Ja kui sinu süda on kergem kui see sulg, siis sa saad teise võimaluse ja uuesti taas sünnid. Jällegi siuke nagu mõte, et kohtle igat inimest nagu hästi. Et lõpuks, kui on aeg sul ära minna, siis sa kohtud selle sinu nii-öelda, kes iganes sul ees on, et siis nagu on valik, kas sa saad uue elu või siin saadetakse põrgusse. Nii. Siis meil on siin nagu päiksema raa, et selle nagu mindset on see nagu, et ükskõik mis situatsioon on sul hea, halb, raske, lihtne, et sa oled hästi nagu siuke adaptive. Et sa suudad et sa suudad nagu vormi võtta igas viisis. Siis meil on siin Wolli Fred lemmik Obelisk. Oli minu lemmik. Sina oled Obelisk ja et see kõrek kene pane see Obelisk tööle. Mis see Obelisk tegi? Obelisk on siis jumalate kaitsja. Kaitse või? Jumalate kaitse, jah. Enne nagu, et see ongi see, et see tundub inimestele kohe see, et issand, mis elukas see on, aga tegelikult ongi see, et ta on nagu kaitsja, mitte ründaja. Väga huvitav. India siis seal, ma ei tea, mütoloogias või seal on ka need, see, kellega mina kõige rohkem suhestun, on Kala Bhairava. Ja see on ka, näitan siit. Sul on kohe taustapilte. Okei, davai. Ehk siis siuke eriti fierce, mis see tähendab siis intensiivne või siuke... Siuke võimas. Võimas, ta on nagu kihvadega ja tal on koer, ta on hästi lojaalne, ta on nagu, siuke fierce, aga ta on põhise kaitsja.
ja see on huvitav jah, et kuidas nagu erinevatest story'dest tõmbavad erinevad asjad või noh, samad asjad. Ja ma tahtsin ka mainida seda, et seal Kanadas sina seletasid seda, noh, me käisimegi vahepeal pühapäeval kinos filmi vaatamas. Üks oli näiteks see Lion Kingi uus film. See oli äge, jah. Ja minu jaoks nagu enne seda võib-olla olidki multikad, olid lihtsalt nagu sellised multikad. Aga sa ütlesid, et nagu nendesse multikatesse tihti pannakse isegi rohkem selliseid õpetlikke lugusid ja see pani mind tegelikult teistmoodi mõtlema sellest. Kas sa oled näinud seda multikat, multikas kõlab nii lapsega nagu anim, et oled näinud Inside Out? Ei, see on mingi, kas see on Jaapani mingi või? Ei, aga teeme nii, et kui Volli vaatab kuu aega ära 2 Inside Out'i, siis teeb kõigile kohvi välja. Aga see on hästi äge mees, see on nagu see film, kus on sul, noh, ütleme sina, aga meil peas on, noh, neil on sellised 5 emotsiooni, sul on õnnelikkus, viha, selline kurbus, ja see multikas käibki nagu, noh, pea sees vaata, ütleme, et kui sa oled vihane, siis sul on keegi vend siin pea sees, emotsioon, kes vajutavad nuppe, ja siis on kurbus, siis on nagu õnnelikkus ja nad töötavad koos, et ausalt mees, Inside Out nagu 100% ja teine osa ka, ma vaatasin lennukis, mul lihtsalt pisarad jooksevad, sest see on nagu nii tõsi nagu meie peas, mis meil toimub, kõik need emotsioonid, et ta nagu toobki nagu multikas välja nagu see, et tegelikult, mis sul peas toimub, et kui sa oledki selline nagu närvis, siis sul ongi see vend, kes seal on, kes vajutab nüüd fucking nuppe, vaata, ja sa oledki närvis, aga sa mõtled, kui ma nüüd panen selle õnnelikus mulle ette, et sul äkki tuleb mingi mälestus meelde või siuke, näed sa nagu rahust ennast maha või avaat ära. Ja see annab siukse ka illustratsiooni, et tegelikult sa saad ka justkui nagu liigutada mingeid osi ja kontrollida. Ja mees, see on nagu, ja multikad on nagu kõige ägedamas üldse nagu, noh, nii õpetlikud, et on see Shrek või mis iganes, kõigil on mingisugune mõte taga alati. Noh, samas see Yugi on ka tegelikult multikas. Nii õpetlik ja nagu uskumatu, et hästi äge. Kus sa seda esimest korda, kui sa 7-aastasena vaatasid, sa mõtlesid samamoodi või? Mees, ma käisin Yu-Gi-Oh turniiridel. Päriselt, jah? Ametlikult turniiridel. Tavai, ma teen oma nalja ära. No. Kas sul on kunagi olnud niimoodi, et sa võib-olla tuleb nagu keegi külla, Nii. Ja siis läheb nagu selliseks duelliks või nii, ja siis sa mõtled, et sa usaldad kaartide südant, ja sul oleks rämedalt vaja seda sinisilmset valget lohet. Mees. Aga sa kutsud välja ja sa tõmbad kaardipakist, aga tuleb välja hoopis Blue Eyed Baby White Dragon. Nii. Seda on olnud või? Kurat. Tead, see on nii küsimus, et ei, mul tegelikult on kõik need Egiptuse jumalakaardid. Mul tegelikult, ma leidsin mingi vana Yu-Gi-Oh kaardid ülesse ja ma tegin, mul oli 2 erinevat nagu varianti, mingi feigid ja originaalsed ja mees, ma reaalselt istusin tunde, mingi nädal aega ja panin omal nagu elu parima paki kokku nagu. Ja ma olen nii valmis mängima. Ma tahtsingi enne küsida, sul on nagu oma pakk. Jah, oma pakk nagu, aga kui mäng ihle, keegi mulle pähe ei tee. Ei tee või? Ei no, kindlasti teeb. See on sellepärast, et sa usaldad kaartide südant. Jaa, nagu mul tuleb ja I swear to God, ma räägin nagu päris ausalt niimoodi, et ma meelega, nagu mul on 2 pakki ja et ma panen need 5 kaarti, ma vaatan 5 kaarti ära ja siis ma nagu vaatan, mis tuleb, nagu, et millal see tuleb see õige kaart, segan uuesti, vahepeal vahetan mingi kaardi välja, ma tegin pakki väiksemaks, ma olen nagu nii nagu see, et ma teen sellest parima paki nagu. Täiesti full on. Sa paned nagu energiat sisse? 100% ja. Et ma usun sellesse nii palju ja selles mõttes ka ma naljaga mõelda, kui ma peaks ära surema ja ütleme, et tuleb see Yu-Gi-Oh ja ma teen jumalaga, teen duelli ja ma kaotan, on pekkis, kui ma võidan, siis on uus elu nagu. See on jah, Kogins rääkis ka, et ta ei taha niimoodi surra, et kui lõpuks selle jumalaga kohtud vaata, et siis on nagu siuke tüüp võtab nimekirja lahti ja hakkab lugema. Sa oleks võinud olla see, sa oleks võinud see Navy Seal olla, nüüd sa tuleb mingi fat fuck, on ju. Siis on
põhimõtteliselt Yu-Gi-Oh'ga samamoodi. Ja siis rääkisite seal nagu, et ta tahab olla nagu niimoodi, et koging sureb ära ja siis Jumal vaatab, et tead, ma nagu elu sees, isegi mul ei olnud kirjas, et sinust saab siuke top vend, vaata. Et siuke nagu, ja. Et siuke nagu mindset, isegi mina fucking ei saanud aru, et sa kuradi nii kõvaks vennad saad, et sa nagu, et see on nagu sinu teekond ja mõtleks nii palju ka, et nagu fokusseeri nagu endale ja nagu elus nagu jah, et nii palju neid erinevaid distraction'e on nagu kes teeb seda, kes teistsugune, aga nagu sinu sees tuleb see, mis nagu on õige. Ja nagu, ma ei tea, mina olen mõelnud, kui sa oled mõeldud suurteks asjadeks, siis see on nagu tegi nagu juhtub või olemas erinevad inimtüübid. Mina olen driver, ma ei tea, sina oled soke, sa ei ole päris eimo palju või oled? Ma olen seda mitu korda teinud, iga kord on erinevaid. Näed nagu, et minul on nagu, mis mind motiveerib, on nagu eesmärgid, tulemused, võib-olla sind on see, et sind motiveerib nagu sotsiaalsus. Võib-olla motiveerib see, et sa tahad mingit Exceli faili teha perfectiks. Mis iganes sinu nagu see soov on. Aga ongi see nagu see, kui ma lugesin seda rahapsühholoogiat, nagu, et millal on sinu jaoks nagu piisavad, et sa nagu ei lõpeta tegemist, aga sa kuidagi nagu oled oma hingest nagu rahul. Minu arust nagu see on hästi raske mul nagu see, et ma alati tahan veel rohkem, on ju. Et see nagu ei lõppegi ära kunagi. Aga mingi hetk on see, et tead, et isegi kui mul nüüd lõppeks kuidagi elu ära või isegi kui mul see on, mis on, siis see on ka okei nagu. Nagu praegu? Mis jah, nagu et see, kus ma olen, mis ma olen saavutanud, et ma kuidagi oleks eluga rahul, et ma tahan nii palju asju. Driverite see probleem on see, et me tahame kõike kontrollida. Et nagu lahti lasta asjadest, ma olen nagu pikk tee minna, et ollagi siuke nagu, ma ei öelda flegma, aga nagu siuke, et nagu tead, et ma usaldan elu ja nii on. Aga nii palju asju ei sõltu enust arvud sinus, vaid sul on see tööl, on teised inimesed on ju, või suhe on paarilisega on ka see, et alati ei nõustu, et kuidas sa nagu jääd rahulikuks ja usaldad nagu elu. Et ma arvan, see on nagu minu suurim katsumus. Nagu katsumus, millega sa leiad, et tuleb töötada? Näiteks sinu see, ma ei tea, Sion, kui sa korra mainis, et mina peaks minema sinna Indiasse. Ma oleks mega kettas kogu aeg seal. Sa peaksid kunagi mingi raamatu kirjutama. Mina? Ma kuulasin su eelmist podcasti seal selle, et sa käisid Indias ja et ma arvan, sul on nii palju jagada. Ma arvan, mis aitaks. Ma arvan, et veits tuleb elada veel ja siis tuleb kirjutama hakata. Suurim asi, mis ma olen õppinud, on see, et sul peab olema accountability ja sul peab olema mingisugune pain point. Et näiteks eelmine aasta, jaanuar, aasta vahetusel, mul hea sõbranna Kristjan Seemen, tegime diili, et ma 6 aega ei tee veipi. Kui ma teen, maksan tonni. Sa elu sees ei tee veipi. Või siis sa valetad. Aga siis ongi see, kui see juhtub, siis on sul kõik nagu. Siis on kõik, sest sa nagu, sest sinu sõna ei maksa midagi. Ja keegi ei saa ju teada. Keegi ei saa teada, aga see ongi see, et kui see on see, kuidas teed ühte asja, teed ka nagu teisi asju. Et nagu, et sa loed sellest, sa loed välja, sul see enesekindlus kaob ära. Ei no see on nagu siuke asi, mis hakkab kuklas kogu aeg meelde tuletama, et sa oled siuke, vaata. Et nagu sa ütlesid, jah, sa tegid, keegi teada ei saanud, aga nagu jah, et aga lihtsalt see ongi see, et sul peab olema see, kui ma ütleks sulle valli davai, et märtsikuu iga päev 100 kätekat ja kui tee, jätab vahele, maksab mulle tonni, siis ma olen 1000% kindel, et sa teed ära selle. No matter what. Kas või teed nagu 10 kaupa hommikul, aga sa teed selle ära. Isegi mõeled, et teed mingi diili, mis iganes sa tahad nagu arendada ja pane kas või 10 tonni. Ma garanteerin, et sa viid selle plaani lõpuni nagu. Ja ma arvan, see on nagu mega tähtis. Sest inimesed nii lihtne on midagi murda või ära, isegi raamatumüügis, ma ei tea, kas sa mäletad, kas sina tegid, aga me ei tohtinud nagu seda package'it murda, me ei tohtinud mingi 10 ja kui sa murdsid, sa pidid viskama 5 sotti peldikust alla ja flashima. Siuke teema oli. No mul oli vähemalt. See oligi huvitav. Mul osad asjad ei tehtud nagu justkui nii nagu oluliseks või ma ise ei teinud, aga
ei, ma muidugi mäletan seda, aga ma murdsin ka. Ma müüsin seal vahepeal ikka, tahad nimekirja saada või midagi. Aga noh, mis meil õpetus oligi see, et inimesel võib-olla polnud raha, ema polnud raha, mis iganes, aga nagu see, et sa lähed kergema vastupanu teed. Jah, aga mul oli mitu korda see, kus tulid ära, et ma oleks saanud ju selle äsmi maha müüa, 10 untsi, ka hea tunne on ja, aga sa ütlesid, et ma ei saa teha. Just sõbraga rääkisime, et see on siuke prostituudi mentaliteet, mida prostituut teeb, et kauplemisel esimene asi, et laseb hinda alla. Mina alati olen öelnud inimestele, et noh, kui on USA turg, et mul ei ole mingit tunde. Mul on siis, kui silmad avanen, kuni silmad kinni on minu tööpäev nagu. Ma olen kõndinud nii kinost välja, on mingi, mis iganes olukord on olnud. Kui mulle helistatakse, sest nagu raha helistab, ma alati vastan. Et noh, okei, mitte alati see, kui ma kell 2 hommikul ma väga ei vastu, kui ma magan. Aga noh, enne 12 kindlasti nagu, et ei peaks küsima, kuidas ma olin eelmine aasta number 1 öeldis, oligi see, et minu saadavus, availability. Et nagu ütleme, et mulle ja Martile helistas sama klient. Marti kirjutas kliendile, noh, ta ei saanud vastata, kirjutas kliendile, kuule, et ma helistan sulle tunni pärast tagasi. Ja klient juba vastas, et sorry. Kenet juba, ma räägin Kenetiga. Võitis ära. Et noh, et see ongi see vahe nagu. Oska siukest nagu asja tuua, aga mina nagu vaatan inimest, nagu missugune inimtüüp ta on. Kas ta on siuke hästi, noh, kui ta on driver, nagu mina, siis mina pean talle andma lihtsalt 2 parimat valikut, ütlen, miks need 2 head on ja tema otsustab. Kui sa oled siuke nagu hästi sotsiaalne, hästi outgoing, siis mis ma pean tegema on see, et ma pean siuke rääkima, et ma pean siuke koos unistama. Valju mõtle 5 aasta pärast. Alati ütlen, noh, et hea müügiinimene räägib palju, väga hea müügiinimene kuulab palju ja küsib küsimusi alati. Ja noh, räägib lugusid lõpus, et see on see väide, näide, järeldus. Ma väidan, et meie majad on parimad, näited on siin, järeldus on see, et kui sa kui sa investeerid oma raha öödimajja, siis nagu sul on mega suur tõenäosus, et sa oled väga edukas. Mulle meeldib, kui inimesel on nagu 2 vahel, kas meie maja või mingi muu maja, siis mul nagu on see, et okei, nüüd on minu aeg. Nüüd on need jalgpalluri mänguminutid, et nüüd siin kohas saan mina palka. Et mina pean nüüd inimesel nagu siis, noh, ma ei taha öelda veenma, aga nagu noh, et tooma nagu seda noh, nagu selle, et noh, et esiteks buying atmosfäär, hei, kui meeldib, kui tore, kui mitte, pole hullu. Aga siin on siuksed asjad ja tead, selles mõttes, et ma alati ütlen ka, et see vahe on see, et sa võid osta selle teise maja, mis on nagu võib-olla tavaline maja, kui sa ostad öödimaja ja inimesed jäävad seal nagu ööbivad, siis nemad lähevad sõprade juurde, kuule, ma ööbisin kurdi klaasmajas, on ju. Kõigil on see, mis see on. Versus see, et ma ööbisin kuskil majas, mingi loghouse'is, mitte kedagi huvita, on ju. Et see on kuidagi, mitte nagu teiste maha nagu tegemine, aga nagu see, et missugused lugusid räägivad sinu kliendid oma sõpradele, siis sul on rohkem kliente juurde ja noh, et nagu need lood on hästi suured asjad. Ütlen ka, et põhjus, miks me ei läinud näiteks koroona ajal pankrotti, oli see, et me ei müü maju, me ehitame ärisi. Et nagu inimene ostab, paneb Airbnb-sse ülesse ja tema ju teenib selle pealt nagu kasumit, on ju. Et see on nagu minu arust ideaalne süke kontsept. Sul on endal mingeid äriventureid ideid on ka tekkinud või? No sinu podcast siin. Hakkan oma podcast tegema, et meil tuleb part 2 varsti. Kõigepealt ma tahan tänada Olli sind, et sa mind kutsusid siia. Et see on minu jaoks ka esimest korda ebamugavustsoonist välja. Oli ebamugav? Ei olnud, aga lihtsalt see nagu noh, me ei ole kunagi teinud siukest asja, et me räägime läbi kaamera ja... See on veits veider, aga nagu... Ma arvan, see on nagu jah, et sul on see, oled alles alustanud on ja et sa andsid mulle siukse võimaluse, et tulla ja rääkida, et ma arvan, et kindlasti tuleb meil kunagi veel episood, et... Let's do it. Jah. Tänud sulle, et tulid ja paned plaagi ka sisse või? Kus sind inimesed leiavad? Öödimaja. Hermese möö või? Hermese möö, jah. Päris või? Ei ole. Egiptusest. Okei. Igatahes Kenet Fuchs. Kenet Fuchs, aga noh, minu kõik sotsiaalmeedia on kõik privaatne, et kuna ma tunnen, et on asju, mida on hea rääkida, on väga palju asju, mida hoida asju privaatselt. Et, aga noh, LinkedInis, mis iganes, et kui tahab, mul väga meeldib õpetada inimesi, võib-olla life coaching ut, siukest asja, et
kuna ise nii palju läbi elanud ja et ma arvan, et see on nagu naturaalselt, kui ma teen mingisuguseid neid teste, et missugune töökoht mul sobiks paremini, siis alati mingisugune õpetaja või professor ja et see mul väga meeldib. Normaalne, siis saate Geneti juurde tulla ja teeme kunagi siis uues sinu podcastis või minu podcastis, nii ja. tänud, et tulid. Valli, davai. Cool.